Tere hommikust! Tere hommikust! Teen siia täna hommikuse laivi, et inimesed oleksid teadlikud, terved. Minu eesmärk ongi see pool, et inimesed oleksid teadlikud ja terved. Ja jagangi sellepärast neid teadmisi, mis tõid mind välja sellest väga raskest kohast. Ja mida ma siis tegin õigesti, et mida võib-olla järgmised inimesed saavad teadvustada, ongi see pool, et sul on anded. Kui sa jõuad oma anneteni ja sinu anded on sinu tunded ja mõtted. Ehk siis esimene juurpõhjus, kuhu inimesed ei jõua ja tulemusi ei saa. Aga miks ma sain tulemusi, ongi sellepärast, et meil on tunded, meil on mõtted ja kui inimene jõuab oma sisemaailma ka ühendusse, oma tunnete, oma mõteteni, siis ta hakkab seda märkama, mida ta mõtleb ja mida ta tunneb. Nii et see ongi see koht, mida ma täna tahtsin laivis öelda, et kui sina oled täna kohas, kus siis kehva olla, ma ei tea, kõik mis sümptomid on, siis see on sellepärast, et sinu sees on sõda. Ja see sõda on sellepärast, et seal on lahendamata konfliktid emaga, isaga, kooliga, tööga, kõikide nende inimestega, kes on sinu ajajoonel läbi käinud. Ja kõik on nad jätnud oma jälje. Ja sina võid olla täna kohas, kus sa ei tunne ennast hästi, sul pole eluenergiat, sa võid joosta mööda arste, sa võid joosta mööda terapeute, psühholooge, aga kõige parem, kui sa hakkad ise võtma vastutust oma tunnete eest, oma mõtete eest ja hakkad iga päev välja kirjutama, mida sa tunned, mida sa mõtled ja õpid neid vabastama. Ja samm-sammult jõuad sa kohta, kus su keha on rahulik, su meel on rahulik, sul on palju eluenergiat ja sa saad särada maailmas täiega. Nii et see ongi see koht, kuna ma olen eile ka siin tegin klienditöid ühe, ehk siis sa saad tulla minu kliendiks alles siis, kui sa oled teadlik, et sul on mõtted, sul on tunded ja vastavalt sellele, mida sinu alateadvus on salvestanud endale, siis seda programmi sa elad. Ja kui sa saad aru, et sa ei taha enam selles kohas olla, kus sa tunned ennast tühjana, kus sa tunned ennast kurvana, siis sa saad aru, et seda kõike on võimalik muuta. Ja sellepärast ma jagangi, sest et kõike seda, kus kohas ma 10 aastat tagasi olin, enam pole. Enam pole. Ja see ongi see pool, et ainult ma jõudsin oma tunneteni, oma mõteteni ja hakkasin neid ümber tegema. Nii et kui kõik inimesed jõuavad iseenda tunneteni, mõteteni, siis kõik inimesed saavad olla terved, rõõmsad ja teha seda, mida nad soovivad. Sest siin ei ole piiranguid. Kõik inimesed saavad jagada oma lugu, sest see on kõige suurem väärtus. Kui sina tuled välja oma kannatusest ja jagad kõigile oma lugu, mis on võimalik. Nii laive jälle seisma. Ehk siis mina võtsin selle eesmärgi 10 aastat tagasi.
no mina küll siia kinni ei jää, et mina tulen sellest olukorrast välja. Ja see ongi minu see töö, sest ma soovin seda maailmale kõigile jagada. Miks peaks keegi olema ärevuses, pinges ja tegema seda, mida ta ei taha? Nii et täna olen mina oma hingemissioonil ja jagan inimestele uusi vaatenurki, uusi teadmisi, et inimesed saaksid kõik tunda ennast ülihästi. See ongi see koht. Aga kui sina veel ülihästi ei tunne, siis ja sa hakkad märkama, millistes olukordades sinu triggerid välja tulevad, siis tea, et neid on võimalik ümber kirjutada. Kõik need triggerid on just sellepärast, et sa hakkaksid vaatama iseendasse. Nii et märksõnad on, kui sul pole elujõudu, kui sul pole raha, kui sul pole tervist, siis see on suhe emaga. Kui sa ei teosta ennast, oled kohas, kus sa lihtsalt käid tööl, mis sulle ei meeldi, siis suhe isaga. Suhe isaga on välismaailm, kuidas sa ennast teostad, kuidas sa enda asju teed, ja suhe emaga on sisemaailm. Nii et täna me saame küll öelda, et kõik on iseenda kätes. Sul ei ole vaja süüdistada ei tööd, raha, ema, isa, mitte kedagi, vaid ainult seda, et kõik on sinu enda kätes. Ja kõike seda saad sina muuta, mitte keegi teine, ainult sina ise. Sina ise saad luua endale raha, sina ise saad luua endale tervise, sina ise saad luua endale täpselt sellise elu, nagu sina seda soovid. Ja see on sinu sisemaailm. Nii et kõigile, kes siis ei tunne ennast hästi, on pinges, stressis, ärevuses, siis need on need kohad, mis tuleb tervendada. Ja see on sinu valik. Kas sa valid endaga töö, või sa valid alkoholi, või sa valid magusa, see kõik, või sa valid trenni, see kõik on sinu valik. Kõik. Nii et mina lihtsalt jagan, kuidas on võimalik tulla ära siia kohta, kus mina täna olen juba. Nii et kes soovib järgneda, kirjutab rõõmsalt mulle. Nii et kui sa said siit taipamist, siis sa võid alati jagada. Ja kui sa veel ei julge, siis see on ka okei. Nii et sa võid alati otse kirjutada. Igatahes elu on väga mõnus. Naudime seda küllust. Tee tänulikkuse päevikut kindlasti, siis sa näed muutusi, et see on üks nendest asjadest, mis aitab inimestel vibratsiooni tõsta, kui sa oled tänulik. Ja mina olen tänulik, et mina saan jagada maailmale kõike seda teadmisi, kuidas olla terve, väekas ja iseenda külluses. Mõnusat päeva. Tšau ka!